Tere, armsad naised. Sel maikuul, kui me otsustasime, me räägime emadest sellest nagu kõige laiemas tähenduses. Ja taaskord, siis kui me selle teema otsustasime, mina leidsin ennast sellest kohast, ma mõtlesin, mida ma sellest räägin. Ja siis, kui ma juba selle küsimuse õhku paiskasin, siis see teekond, kuhu see mind viis, on tegelikult olnud väga võluv. Sellepärast, et ma otsustasin, et ma küsin, kõigepealt ma arvasin, et ma küsin omaenda perekonnas lihtsalt. Et mis on see, ja ma sain aru, et tegelikult kui keeruline on juba ainuüksi seda küsimust sõnastada, et mis on see, kas kõige olulisem, nagu sellise mingi suure tarkuse mõttes või selline igapäevaelus kasutatav siis kas asi, mida ema on õpetanud, mida sa ema kõrvalt oled õppinud, või siis teatud puhkudel ka see, et mis on, et ema on teinud niimoodi ja siis ma olen õppinud, et mina tahan teha niimoodi. Et mis on see siis kas tarkus või õpetus, mida sa oled oma emalt õppinud ja ma lähenesin selle küsimusega siis oma emale ja oma vanaemale. Ja siis ma laiendasin ringi oma vendadele, oma onudele, onunaistele, venna lastele. Ja siis ma mõtlesin, et aga seda ei pea jätma ainult perekonda, et saab ju ka esitada seda küsimust näiteks Bolti-juhtidelt, lillemüüjatelt. No ühesõnaga, et ma otsustasin, et kuna mind see teema hakkas üha rohkem köitma, mida erinevamaid vastuseid ma sain ja tegelikult see, mis mind hämmastas, on see, et enamus inimesi, kellele ma selle küsimuse esitasin, kõigepealt vakatasid. Ja see paus kandis selles mõttes, et ja enamus inimesi ütlesid ka, et ma ei ole selle peale tegelikult kunagi mõelnud, et mis see on. Ja huvitav oli ka see, et see, kuidas osad inimesed korraks mõtlesid ja siis tuli nagu sellise nagu paisu tagant. Tuli ja mõned, ma võin öelda, eilne Bolti juht ütles, kui ma küsisin ta käest, et kas ma võin midagi teie käest küsida? Ja siis tema ütles, et no. Ja siis ma ütlesin, et see on teemal, et õpetuse teemal. Ja siis ta ütles, ei, mul ei ole nagu sellel teemal mul ei ole midagi öelda. Siis ma laiendasin küsimust ja siis temalt tuli nagu konkreetselt hakklihakaste. Ja siis ta ütleski, et hakklihakaste on see, mida mina oma emalt õppisin, hakklihakastne tegemist siis. Kõik muu õppisin tänavalt. Ja siis ma mõtlesin, et palun. Ja samas selle küsimuse esitamine omaenda perekonnas, näiteks kui ma mõtlen oma onunaise peale, sest kuna tema on minu elus olnud terve minu teadliku elu, siis ma sain aru, et ma tegelikult tema emast tean erakordselt vähe, sest et kuna tema on seal minu onuga kogu aeg olnud, aga tema nagu sellest onunaise perekonnast tegelikult ei ole õigupoolest juttu olnud, siis selles mõttes ongi see teekond koos selle küsimusega on olnud väga huvitav, et ma olen tänu sellele, et kuna, eks ole, kodutöö nii-öelda, siis ma olen saanud tarkust juurde nii peresiseselt kui ka näinud, et kuidas reageerivad täiesti võõrad inimesed, kui küsida ühelt poolt midagi, mis et see on nagu isiklik, aga see ei ole midagi, millest et see on midagi, millest inimesed pigem räägivad
heameele ja heldimusega. Ja ma tegelikult võib-olla alustaksin sellest, et paar nädalat tagasi lahkus Loola Liivat, kes on Eestis ekspressiivse abstraktsionismi maaletooja. Ja kuna tema on ka olnud minu elus sisuliselt terve elu, sest et on olnud meie hea perekonnasõber, siis tema ärasaatmisel tema tütar Reen palus rääkida siis külalistel, et mis tema emaga seostub. Ja siis ma mõtlesin, et ma mäletan, kui mina olin teismeline, ehk siis kui Eesti oli just vabaks saanud, siis Loola rääkis seda, kuidas tema kasutas maalides sinist värvi siis, kui see oli kõige rohkem taunitud, et mitte öelda keelatud. Ja kuidas ta rääkis, et kuidas ta oma, ja abstraktsionism oli ka tegelikult pigem põlu all, sellepärast, et sellised sirgjoonelised lillemaalid olid ikkagi nagu eelistatud toona. Sest et need on nagu üheselt mõistetavad, aga see ekspressiivne abstraktsionism, siis muidugi Nõukogude võim seda kartis, sellepärast, et sinna sai ju sisse maalida midagi, mida võib-olla ei oleks märganud keelata või nagu see selliste süsteemidega on. Ja siis Loola ütles, et ta maalis Eesti vabaks, kui ta kasutas sinist värvi. Ja ma mäletan oma lapsepõlvest seda mõtet, et kui äge see tundus mulle teismelisena, et see on nagu selline seiklusjutt, et sa saad ühe riigi vabaks maalida. Ja siis eelmisel nädalal, siis kui sellest ärasaatmisest oli mõnda aega möödas, ja siis ma helistasin Reenule, ma mõtlesin, et kui ma juba olen sellel teekonnal, et siis et küsida sedasama küsimust, et küsida, kuidas tal läheb nüüd, kui on eluolukord on hoopis teine ja küsida sedasama küsimust, sest see tundus nagu eriti asjakohane, siis Reen ütles, et Loola õpetas talle alati väga kindlameelselt tõe rääkimist. Loola oli tohutu väga eestimeelne alati ja ma näen, et siin tulevad sinised südamed. Nii armas. Et Reen ütles, et Loola oli alati vankumatu tõe poolt. Ja et muidugi õpetas ta talle, seda ta ütles kõigepealt ja siis ta pärast saatis sõnumi, et ja muidugi õpetas ta mulle värvitunnetust ja harmooniat. Ja ma saan täiesti hästi aru, et see tänane live on justkui järjejutt sellele eelmise nädala Terri ja Heiliki live'ile, kus oli ka see, et õpetused ja nagu üleüldsegi, et see, et kuidas me oma emadega suhestume ja mis on ka väga huvitav ja muidugi see puhtjuhuslikkus tuleb siin mängu, et siis, kui ma nüüd sellel teel olles ka puhtjuhuslikult kuulasin kas väikest mingit intervjuu juppi, üks oli Deepak Chopraga, üks oli Jordan Petersoniga ja just nendes juppides esitati neile see küsimus, et ja mida teie vanemad on õpetanud? Ja siis oli väga huvitav oli see, et kuidas Deepak Chopra ütles, et tema vanemad õpetasid talle või tema ema just õpetas seda, et kuidas et sa peaksid elama niimoodi, et sinu elus kujuneb armastuslugu. Ja Jordan Peterson ütles, ja see oli ka väga huvitav see, kuidas
noh, kui mõelda ka nende meeste peale ja nende olemuse peale, siis see, kuidas Deepak seda kirjeldas ja Jordan Peterson tulistas kohe, et tema õpetus oli see, et pay attention. Ehk siis pane tähele. Ja ma mõtlesin nüüd sellel teel olles ka seda, et huvitav, kui palju sellest, mida me ütleme, et me oleme õppinud, et kui palju see räägib siis meie emast või vanaemast või noh, ühesõnaga, et kui palju see räägib õpetajast ja kui palju see räägib õpilasest endast. See, mida me märkame, et me oleme õppinud. Sellepärast, et just oma onunaisega rääkides, ta ütles, et tema ema ja tema ema ma kunagi ei kohanud, aga et tema ema, et ta elas sellist, noh, et ta kindlasti ei elanud oma täispotentsiaali ja et ta oli ehk liiga allaheitlik, aga et tema õpetus või see, mida ta, mida siis minu onunaine ütles, et mida ta oma emalt õppis, oli tingimusteta armastus. Ja siis ma just mõtlesin seda, et selle allaheitlikkuse ja ise võib-olla mitte täiel või noh, siis ilmselt mitte täiel rinnal elamise foonil see tingimusteta armastuse kogemine on kindlasti hoopis midagi muud, kui seda kogeda ema poolt, kes on nagu oma täies väes ja täie ägedusega. Ja kas niimoodi, Heiliki, sina kirjutasid, aga mul on tegelikult see küsimus, et tule laivi. Sellepärast, et ma arvan, et on palju toredam, kui seda ütlevad inimesed, kui see, et ma seda ette loen. Okei. No minul oli sarnane kogemus ühe oma vanaemaga ka, kes ütleme, ta oli väga kaugel sellest, mis ta potentsiaal elus oli. Aga ta pidevalt rääkis sellest, et mis oleks võinud olla ja kui ta oleks teinud sellise otsuse teistmoodi või teise otsuse teistmoodi, milline ta elu siis oleks olnud, aga ta kunagi neid ümber ka ei teinud. Aga siis oma hilises eas, siis hiljem ta oli pime ja voodihaige aga tal oli hästi terav mõistus. Ja siis just see, kuidas nagu läbi selle oma olemuse ta õpetas mulle ka samamoodi seda tingimusteta armastust. Väga huvitav, sa tõid selle välja. Aga see, ma eelmine nädal sain teada, et sinu enda ema on väga õpihimuline ise. Aga see, mida sina oma emalt, kui sa praegu peaksid ütlema, et mis on see üks asi? See on nii palju. Võid öelda mitu ka. Sihuke, et alati saab kõigega hakkama ja iseseisvust temalt õppinud, et ta oli hästi sihuke, kultiveeris seda, et ise saab kõigega hakkama. Ja olen saanud ka kohe. Et see on sihuke suurem asi, aga ma just täna mõtlesin, et mida ma veel olen õppinud peale selle, millest eelmine nädal Teriga meil oli juttu, et kindlasti armastus toidu vastu. Ma armastas alati, noh, siiamaani väga armastab süüa teha ja katsetada erinevaid asju, et isegi kui võtad retsepti ette, siis alati ise teed midagi natukene teistmoodi seal. Et ma olen kindlasti seda saanud temalt. Sest et see toiduga on kindlalt see, et retsept võib olla üks ja siis iga inimese tehtuna seesama asi maitseb täiesti erinevalt, sellepärast et see nagu see armastuse komponent on igal juhul alati erinev. Jah, et mis tundega seda ükskõik mis toitu teha, et see tunne on kohe seal toidu sees tunda tegelikult. Ja sellepärast ma võin öelda, et ma väga armastan Terri tehtud giid, sest et ma tean, et noh, et kui suure armastusega seda teeb, et see on
ja et seal taustaks on mäestavad mantrad ja et see on elaval tulel tehtud. Ja ma tean ka seda, et noh, minu rikutuse tase, ma täiesti annan endale aru, on niikuinii juba, noh, et mul ei ole mõtet kujutada, et ma ostan mingit, noh, isegi mitte suvalist, aga noh, näiteks isegi kui ma ostan väga head mahegiid, et siis mul ei ole mõtet hakata võrdlema. Sellepärast, et kui on ikkagi ise armastusega tehtud, siis see niikuinii on nii teine tase ja ma olen sedasama kuulnud selle Terry G kohta teistelt ka, kes on ise teinud giid ja kes on arvanud, et nad on saanud väga head giid. Nii et ja see armastuse komponent on ja noh, gi puhul on see, et kui see on nagu mingisugune kook või salat või midagi, siis seal on palju komponente. Et siis see sõltub sellest, et millised vüürtsid ja kõik nagu maitsestamine ja nüansid ja et kas on hooajaline või mitte. Gi puhul on see, et seal on üks komponent. Hooajast sõltub. Terri tõstab käe, palun. ma tänan sind, Vivian, selle tunnustuse eest. Mind väga kõnetas see Heiliki vanaema teemal jagamine praegu siin, sest et minul oli vanaemaga üsnagi sarnane kogemus, et minu vanaemal oli tohutu nagu selline intellektuaalne potentsiaal, et ta läks kooli ja noh, minu vanaema on juba ammu surnud. Ta läks kooli niimoodi siis, kui talude ajal tüdrukud eriti üldse ja lapsed üldse vähe kooli said, sest tema isa oli siis noh, nii-öelda köster või see õpetaja, kes kiriku juures õpetas. Ja oskas ja valdas keeli ja oskas kõike, aga paradoksaalsel moel ta samuti ei saanud nagu üldse oma potentsiaali nagu elada selles mõttes, et ta lõpetas oma elu 30 aastat Mustamäe korteris kinni elades 3. korrusel. Aga vaatamata sellele oli siin täpselt selline see samasugune nagu selline tingimusteta armastuse väljenduse koht, mida ta minule õpetas ja just vanaema õpetas seda, et ta väljendas armastust. Ma olen seda varem ka rääkinud ükskord meil ühes laivis, aga minu vanaema oli see, kes esimest korda üldsegi kasutas sõna "ma armastan teid nii väga" ja iga kord ta peaaegu nuttis, kui ta meid nägi ja noh, elu tegi teda nagu maru alandlikuks, aga ma tunnen, et seal ei olnud ainult selline nagu allaheitlik alandlikkus, vaid seal oli selline nagu taipamine, mis elus on päris oluline või mis on päriselt elus oluline. Et see oli see, mis mida ma oma vanaemalt kaasa sain siis isapoolselt. Mul on ka just isapoolne vanaema oli see ja tema väljendas nagu läbi luule seda, et ta kirjutas luuletusi ja lugusid ja seal oli alati hästi palju armastust sees. Oh my god, Kui oh my god, armas. äge. Sest minu vanaema heegeldas kuni selle hetkeni, kuni ta jäi ka pimedaks, ta heegeldas ka pimesi ja ta ei heegeldanud nagu mitte nagu mingeid suuri asju, vaid siukseid imepeenikesi pitse, mis siis läks rullidesse ja mingeid siukseid noh, niidist linikuid ja siukseid asju. Ja see oli see, kuidas ta siis ennast nagu väljendas. Ja minul on tegelikult see suur õnn, et mina tean ka 2 oma vana-vanaema. Ja minu kuni 40. eluaastani olid minu mõlemad vanaemad veel elus. Ja nüüd on üks. Nii et selles mõttes mul on väga hästi läinud ja ma tean, et minu vana-vanaema, siis minu emapoolse vanaema ema, temaga oli niimoodi, et tema õppis ajaloo õpetajaks. Ja just siis, kui tema ülikooli lõpetas, siis muutus riigikord. Ehk siis kõik see, mida ta oli omandanud, enam ei kehtinud. Ehk siis see ajalugu, mida tema oleks hakanud õpetama, enam ei pädenud ja ta ei saanudki mitte kunagi töötada. Ja samas, kui ma küsisin oma vanaema käest, et
mida tema oma ema kohta võib öelda, et mis see kõige suurem õpetus on, siis minu vanaema ütles, et see on iseseisev tegutsemine ja vastutustunne. Ja ma tean, et minu ema on, ma mäletan juba seda nagu mitukümmend aastat tagasi, ütles mulle, et kui tema oma vanaema käest küsis, et kuidas nii on, et sa kõigiga nii hästi läbi saad, siis minu vanaema oli vastanud, et ta ei anna kunagi nõu, kui seda ei küsita. Ja siis ma mäletan, et oli ka aegu, kui noh, nagu ikkagi emadel ja tütardel on see, et kui ma mõtlesin, oli aegu, kui ma mõtlesin, et mu ema seda nii tihti tsiteerib või noh, nagu mulle tundus, et ta on seda nii palju tsiteerinud, aga ise küll ei rakenda. aga ma olen mõelnud selle mõtte sügavuse peale ja noh, muidugi tänapäeva maailmas, kus nagu nõu noh, nagu see teistele nõu andmine ja hinnangute andmine on lihtsalt nii palju lihtsam ja seda vohab nii palju rohkem tänu sotsiaalmeediale, et selle tarkuse sügavus on noh, nagu palju enamat, kui algselt kostub, mulle tundub. Aga selles meie peres üleüldsegi ma märkasin seda, et väga palju jooksis läbi see, et mida toodi välja, on just see, et kuidas hinnata inimesi ja inimsuhteid ja kuidas neid hoida, kes on sinu jaoks olulised. Ja ma mõtlesin, et see on nüüd jällegi see, et tänapäeva ühiskonnas, kus see virtuaalreaalsus on inimsuhetele laastavalt mõjunud, et kui väga oluline on selline õpetus. Ja et noh, et nagu ja mida ütles ka siis minu vennanaine, ütles niimoodi, et tema oma emalt, et noh, et esimene asi, mis talle meenus, on pai tegemisoskus, et tema ema väljendas tihti, kui väga ja kui palju ta teda armastab, aga just selline pai, et kui ta ütles, et noh, et kui midagi oli halvasti või nagu noh, nagu selline nooruspõlve õnnetu armastus või kui mida iganes, siis ta ütles, et tule, ma teen sulle pai. Ja ta ütles, et minu vend võlus ka ära ta sellega ja tegelikult armus minu meelest, sest mu vend olevat osanud väga hästi pai teha. No, et kui lihtsad on need asjad, mis on kõige olulisemad. Kui lihtsasti teostatavad ja rakendatavad. Muidugi pai tegemine nõuab seda füüsilist lähedust. Et seda, noh, see emotikoni pai, ma arvan, et see ei mõju päris nagu sarnaselt. Eilik oli memmemusi. Ma sain alati memmemusi kaasa, kui oli mingi oluline, ma ei tea, eksam või mingi oluline sündmus või tähtis asi või ma läksin kuhugi kaugele reisile või siis ma sain alati memmemusi kaasa ja see pidi olema siis selline just, et see hoiab mind ja kaitseb. Ja memmemusi vist on selline... See oli ühest laste saatest äkki, mis ja, või muinasjutust sellel ajal oli kas Hunt Kriimsilmal või midagi kuskil oli see, et see jah, et sai memmemusi alati kaasa. Ja. See memmemusi oli terve selline multifilm ja seal olid mingid jänesed, ma mäletan. See oli terve selline vene
noh, klassikaline Sajus multfilm vist, aga võib-olla ma mäletan valesti. Aga igal juhul tõlke Mutt luules Riimsilmas vist oli ka jah, see, aga multikas vist oli ka jah, et seda oli Jah. kuidagi läbiv teema oli see memmemusi tol ajal. ja minu isapoolset vanaema me nimetasimegi memmeks ja temal oli selline asi, et kui väiksena, kui me kukkusime või midagi, no ühesõnaga, et kusagilt oli valus, siis tema võttis kruviga valu ära. Sellepärast, ja see töötas nagu võluvahel, näiteks kui siin oli pind või oli mesilane või parm või keegi hammustas, siis tema tuli ja siis ta võttis niimoodi kruviga, ütles, me nüüd kruviga võtame valu ära ja oligi läinud. Ja see on, et see paneb fookuse sellele, kuidas kruvi väljutab valu ja kruvi ka ei ole ja siis pole ka valu enam. Ja selles mõttes on need vanemad ja tarkused on väga toredad. Mõtlen, kas ja minu vanaema, seesama vanaema, kes kruviga valu ära võttis, siis temal oli selline täiesti fantastiline elu. No tal oli nagu mingi selline vürts ja selline, ta armastas elu, ta pabistamine oli üks tema sõnadest, ta ikkagi pabistas väga paljude asjade pärast, aga samas tal oli selline eluuljus. Ja ta oli vaimustunud ja ma arvan, et mina olen talle väga suure tänu võlgu just sellepärast, et kui mina tegin ükskõik mis katsetusi, nagu selliseid oma loomingu vallas, kudusin nukule kampsunit või siis tegin sellest paberirullist, millega kleebiti talveks aknad kinni. Sellest tegime moosipurgile silte või midagi, siis tema oli alati mina ei tea, ma arvan, et milline iganes see kunstiline teostus toona oli, aga tema oli igal juhul vaimustuses. Ja ma arvan, et just see jättis minusse selle või julguse elus katsetada, sellepärast, et kui ta oleks öelnud kogu aeg, et nii see ei käi ja siit on natukene viltu ja nagu siis võib-olla, mina ei tea, ma oleksin väga tubli raamatupidaja. Aga, ja see, mida ma mäletan temast oli ka, et me kuulasime tavaliselt, ma veetsin temaga rohkem aega, kui me olime suvel maal. Ja meie maakodu oli Kütiorus ja ja toona nagu need asjad käisid, selle ostuloa nad said vanaisaga tänu sellele, et mina ja mu vend sest minu vend on minust aasta ja 3 kuud vanem ja siis, kui mina sündisin, siis neile anti ostuluba sellepärast, et see ametnik, kes parasjagu neid lubasid väljastas, sellepärast, et muidu linnainimestele seal maal, kes ei plaaninud hakata talu pidama, vaid tahtsid, mingid linnaurled tulevad ainult suveks, et see luba väljastati sellepärast, et lastel oleks võimalik maal aega veeta. Ma ütlesin, et väga selline eesrindlik. Aga igatahes me veetsime lapsepõlvesuveed seal Kütiorus ja siis kuulasime tavaliselt Vikerraadiot. Ja Vikerraadios, kuna minu vanaema oli väga entusiastlik peotantsija ja mu vanaisa ka kuni puusaoperatsioonideni. Nemad olid ma ei tea, kui palju nad võistlesid, aga igatahes nad seeniorite vanusegrupis nad käisid tantsimas ja siis nad käisid tantsutrennides ja mina käisin ka nendel võistlustantsu siis võistlustel, ma mäletan, väiksena käisin kaasas ja siis ma mõtlesin alati, et issand, sest et juba siis, kui olid need võistlustantsijatel olid need kleidid,
mis sätendasid ja siis seal olid need suled ja siis, kui oli iga tantsu vahel oli siis see, kus need noh, ühesõnaga antipunkt oli nagu selline väike vahe, siis lapsed, kes olid seal võistlustel, need said tormata põrandale ja siis korjata ära need pudenenud litrid ja suletükid. Ma mõtlesin, et tänapäeval ühelgi lapsel ei tuleks pähegi, sest et kõik noh, kui on pood, kus on nagu kuupkilomeetreid, litreid, pärleid, sulgi, aga siis sa said siia peo peale oma 3 litrit, no ammendamatu õnneallikas. Aga igatahes, mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, vaid siis, kui Vikerraadiost näiteks tuli rumba, siis minu vanema ja me mõtlesime, see võis olla täiesti keset õhtusööki, kõik olime laua ümber, aga kui tuli rumba, sest rumbat liiga tihti ei tulnud, siis tema krapsus püsti. Ta oleks muidugi eelistanud, et vanaisa ka oleks püsti tulnud, aga siis tema kohe tema tantsis selle rumba loo ära kohe sealsamas söögilaua kõrval, sellepärast et ta ei tundnud seda, et noh, umbes, et kui söögiaeg, siis süüakse või sellepärast, et kui rumba tuleb, siis tuleb rumba lugu ära kasutada. Ja seda ma just mõtlen selle uljuse all, et temas oli seda just nagu sedasorti vunki ja minu vend ütles sedasama, et temas oli seda hoogsat ellusuhtumist. Ja minu vend ütles ka, et tema õppis memmelt oma partneri hoidmist selles kõige laiemas tähenduses, sest et minu vanaema, siis kui ta tervis oli juba üsna põdur, siis ta kutsus minu venda, mind ja siis meie poolõde ehk siis isapoolne tütar teisest abielust kutsus meid kohvikusse selleks, et rääkida meile oma armastuse lugu siis meie vanaisaga. Ja ta ütles, et ta tahtis just seda teha meile, noh, et nagu mitte nagu see järgmine generatsioon ehk siis isa, vaid et just meile ja see oli omamoodi ka nagu seiklusjutt, aga just see, et ta tahtis jagada meiega seda, kui õnnelikuks ta peab ennast, et ta on elus üldsegi kogenud sellist armastust, mida ta ütles, et ta täiesti annab endale aru, et kõik inimesed kunagi ei kogegi. Ja see oli nii kaunis jagamine ja seal oli nagu selles mõttes, seal oli seda seikluslikkust, et tema oli juba noor õppejõud ülikoolis, võttis lausa pisarasin. Tema oli noor õppejõud ülikoolis ja nemad kohtusid minu vanaisaga, siis kui mu vanaisa oli siis tema tudengi rollis. Ja minu vanaema oli ka juba abielus. Ja siis oli, noh, seal oli selline tore see, kuidas asjad sättusid, et nendel tudengitel oli õppereis Peterburi või noh, siis Leningradi. Ja nad rongis istusid kõrvuti ja kui mu vanaema sealt jõudis tagasi ja noh, ei juhtunud midagi, mis oleks viidanud, ma ei tea, abielu rikkumisele või midagi. Aga igatahes mu vanaemal, kui ta tuli sealt Peterburist tagasi, siis tal oli see teadmine, et noh, et nagu selle poisiga niikuinii midagi ei saa, aga et ta ei saa oma abiellu minna tagasi, sellepärast et ta sai aru, et kuidas ta ikkagi oma siis meest ei armasta. Ja väga huvitav oli see, et Stalini ajal vahepeal olid lahutused keelatud. Ja nende puhul rakendus selline siis
erandlik klausel, et lahutada võis siis, kui et nagu mõlemad abielu osapooled olid osalised raseduses, aga need olid erinevad rasedused. Ehk siis nad juba minu vanema ja siis tema esimene abikaasa, nad olid juba lahus ja siis selle tema mehe uus siis kallim oli nagu see klassikaline juhtum, et vanaema sõber, kes siis nagu läks lohutama meest ja siis lohutajast sai üksiti siis lohutuse käigus ikka võib inimene jääda rasedaks. Aga jah, et kuna siis oli see, et kuna mõlemad osapooled olid rasedad, et siis jõustus nende kohta see erandlik klausel, et nad võisid siis ka, kui lahutus oli keelatud, võisid abielluda. Aga et mu vanaema rääkis seda lugu meile, sest et ta tahtis jagada oma armastuse lugu ja ma mõtlesin, et see oli nii kaunis. Ühelt poolt oli mul oma vanaema üle väga hea meel ja teiselt poolt just see, et ta pidas vajalikuks seda vestlust pidada, kui ta veel on selles vormis, et saab kohvikusse minna. Sest et ta ka ei tahtnud, et mu vanaisa on juures, ta ei tahtnud, et juures on keegi teine kui just see, nagu see ülejärgmine põlvkond. Nii et see teema, see, et räägime emadest, on viinud mind väga toredale teekonnale ja seda sama nagu minu vend ütles, sest et ma küsisin, kui ma seda küsimust esitasin, siis ma küsisin nii emade kohta ja kui võimalust oli siis ka vanaemade ja ka vanavanaemade kohta ja siis need, kellel sai, siis ka tütarde kohta. Ja siis just minu vend ütles seda, et siis inspireerituna siis nii sellest, mida ta ütles oma ema ja oma vanaemade kohta, siis ta ütles, et ja oma tütrelt ta on õppinud kohalolu, et kui tähtis on olla kohal. Nii selles hetkes, kui tema jaoks olemas. See on väga tore, sest et tema tütar on parasjagu teismeline. Ja see, mis mulle ka selle uuringu puhul väga meeldis, oli see, et no sest et nagu Kahnemanil on see S1 ja S2, et kiire ja aeglane mõtlemine ja et need kiire mõtlemise vastused, et neid sa tulistad autopiloodilt ja sa üldse ei pea üldse mõtlemagi nii-öelda. Juba vastused tulevad. Et need olid kõik sellised, et need vastused eeldasid sellist S2 mõtlemist, et sa pidid tegelikult seisatama oma sellelt nagu sellest kiirrattast välja tulema ja mõtlema, et oot. Nii et ma väga julgustan kõiki neid ka, kes kuulavad järele, et kas selle sama küsimusega minna teele või mõne muu küsimusega, mis päriselt huvitab ja mille peale võib-olla ei olegi kunagi niimoodi mõelnud. Et siis need vestluste kvaliteet on hoopis teine ja inimesed võtsid hea meelega selle vestluse jaoks aega, sellepärast, et tänapäeval ma sain ka aru sellest, et sageli sa helistad inimestele siis, kui midagi on vaja. Ja muidugi mul oli ka selles mõttes, ma helistasin, sest et mul oli nagu nii-öelda vaja seda vastust, aga seda ei olnud vaja nagu selles triviaalses tähenduses. Et kuidas inimestes oli, nagu neile tuli sellist helgust ja avarust juurde just see, kui ma mõtlesin ka see, et kui ma pärast seda vestlust, kas paar tundi või paar päeva hiljem sain veel täpsustava sõnumi,
siis ma mõtlesin, et see tegelikult on selles mõttes ka väga tore, et siis järelikult see küsimus jäi inimestes helisema pikemalt. Ja eriti, kui inimesed ütlesid, et nad polegi selle peale kunagi varem niimoodi mõelnud, et siis nad said mõelda millegi peale, mis on tegelikult ju elus väga oluline. Ja mis et kui ju energia järgneb tähelepanule, et kui me paneme fookuse sellele, mille eest me oleme oma emadele tänulikud, et siis see ju kindlasti teeb elu ka ilusamaks. Ja nagu ütles minu vennatütar, siis tema ütles nii toredasti seda, et ta küsis, et kas sa üldsegi tead, et Oscari võitjad, et kes on kõige rohkem tänatud isik? Noh, lisaks sellele, et tänavad akadeemiat ja niimoodi, et kes on kõige rohkem tänatud? Siis ta ütles, et alati tänatakse esimesena ema. Või ta ütles, et kõige rohkem tänatakse esimesena ema. Ja siis ta ütles niimoodi, et emmed ongi selle maailma superkangelased. Siis ma mõtlesin, et võt, kui äge, et on, sest et ongi. Ja mul on väga hea meel olla just tunnistajaks selliste elutervete nagu niimoodi generatsiooni üleste suhete nagu tunnistajaks, sest et ta ütles minu ema ehk siis oma vanaema kohta seda ja minu ema on väga minu ema Marju Unt. Need, kes teavad, siis noh, siis nemad juba teavad, aga need, kes ei tea, siis ma võin, et ta on väga värvikas oma olemuselt, oma riietuselt ja siis ütleski minu vennatütar ütles niimoodi, et tema vanaema, et ta on et see, mida tema on õppinud oma vanemalt, on see, et see, kuidas ta on uhke ja omamoodi ja et ta ei karda olla. Noh, et ta ongi teistmoodi ja ta ei karda, vaid ja ongi ja et on selle üle uhke. Ja ma just mõtlesin seda, sest et noh, kuna ma praegu näen nii palju neid põhikooli lõpetajaid, kes tulevad kingi ostma ja kui palju tahetakse beeže ja musti kingi, siis ma mõtlen, et kes see suunamudija siis neid mudib niimoodi selle beeži ja musta suunas. Aga et siis ma mõtlesin, et kui tore on see, et ta näeb oma elus ja et ta näeb seda kui eeskuju ja mitte midagi sellist, nagu natuke piinlik on. Ja ma mõtlesin oma ema puhul seda, et mina, mida kõike mina temalt olen õppinud ja ka ettevõtjana, kui palju ma olen temalt õppinud, sest et kuna tema on ettevõtjaid koolitanud, tal on Estonian Neuromanagement Institute, mis tähistab sel aastal 30 aastat. Ehk siis mina olen üles kasvanud, olles ümbritsetud ettevõtjatest. Ja ma mäletan, kui ta, ja siis tema, no kui ta alustas, siis oli too klassikud nagu Peter Drucker ja need, keda tänapäevaks vist juba nagu dinosaurused, aga siis olid nad ikkagi tohutud teerajad marketingi ja nendel aladel. Et siis ma mäletan, kui ma kuulsin esimest korda seda mõtet, et creativity comes out of activity. Ehk siis loovus saab alguse tegutsedes. Sest ma arvan, et ma olin, ma ei tea, no umbes muinasjuttudest või ma ei tea, kusagilt oli see mulje, et siis, kui sa hakkad midagi looma, et siis niimoodi istud ja vaikselt toas ja siis umbes, et võtad selle sulepea ja siis ootad, et siis see püha vaim langeks.
ja siis, kui ma seda esimest korda kuulsin, ma mäletan, kuidas see mõte tabas mind nii ootamatult. Ja siis ma mäletan, kui ma hakkasin seda rakendama. Ja ma mõtlesin, et issand, kui õige. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, kas ma oleksin seda märganud ise niimoodi sõnastada, kui ma poleks seda juba kuulnud. Ja muidugi see Peter Druckeri klassika, et business is relationships. Ja siis ma mõtlesin, ma olen ikkagi selle laiendanud ülejäänud elule ka. Ja noh, mis on nagu kogu meie sellest perekondlikest vastustest tulnud väga palju välja. Just see, et kui oluline on, et mitte ainult äri ei ole suhted, vaid et ikkagi kui palju meie oma elukvaliteeti määrab see, millised on meie lähisuhted ja tegelikult ka nagu selle laiendatud ringi suhted. Et ma võin küll öelda, et ma olen selles mõttes on mul elus väga hästi läinud. Ja nagu ikka siin laivides alguses on see tulnud, appi, mul ei ole midagi öelda, siis on see, et kuidas aeg lennab. Mul on see küsimus, et ma toon veel ühe, enne kui ma küsin siin laivis olijatelt, et kas teil on veel mõni tore mõte, mida lisada. Minu vanem onu ütles alguses niimoodi, et et tema võib küll kohe öelda, et mida tema ema talle õpetas. Et kui pättust teed, siis ei tohi jälgi jääda. Siis ma mõtlesin, et see tuli mulle nii ootamatult, et minu vanem on sellist asja õpetanud. Ja siis ta kohe lahkesti selgitas ka, et et umbes, et kui ta oli väike poiss ja siis, kui lähed külmkapist midagi näppama või endale veel järgmist koogitükki tegema, et siis ei tohi pururida järele jääda. Ja siis ma mõtlesin, et see, et kui samas selgitust ei oleks järgnenud, siis oleks see mind jäänud ikkagi nagu üllatusena saatma, sest ma oleks mõelnud, et huvitav, et mul vanema ei ole üldse nagu selline, nagu, see oleks, mul on nagu nii ootamatu. Ja ma poleks seda osanud kuidagi nagu asetada oma vanema konteksti, aga selle, et pururiida ei tohi järgi jääda, siis sellest ma saan täiesti aru, et jälgi ei tohi jääda. Sest ma arvan, et ta ei pea silmas ma ei tea, tänapäeva poliitikat või midagi. See küsimus oleks äratanud sinus lihtsalt väga palju rohkem küsimusi, et millega ta siis ise hakkama sai. Täpselt. Ja siis on see, et ja kas, ja et millega ta siis veel hakkama sai, nii onu kui ka vanaema, et ta niimoodi üleüldsegi teadis anda nõu. Aga ja ma võin veel öelda seda, et mida tõi välja seesama minu vennatütar Liisi-Lotta, tema ütles, et tema oma emalt on, ta ütles, et ta, et muidugi, et see kõlab triviaalselt, et valetada ei tohi, aga ta ütles, et ta on oma emalt üha, et nagu mida aasta edasi, seda sügavamalt on ta tajunud seda, kuidas igasugune valetamine on kindel ei. Ja sellega seoses meenus mulle see, mida minu väike vend, siis kui ta oli ma arvan, et umbes 5 võib-olla, ütles niimoodi, et inimesed, kes valetavad, ei saa kunagi targaks. Ja ma mõtlesin, ma mäletan, kuidas ma mõtlesin siis, et kui sa nii väiksena tuled sellise pärliga lagedale, et seal peab olema nagu mingi tohutu aines, sellepärast, et see ei ole mingi selline nagu triviaalne käibetõde, mida kasutada, see, et valetamine ei ole ilus, seda kõik ütlevad, aga see, et kui sa valetad, et sa ei saa kunagi targaks, siis ma mõtlesin, et see on väga, väga tark mõttearendus. Nii, aga kas teil on veel tekkinud toredaid mõtteid, mida siia generatsiooni ülestesse tarkustesse lisada?
mul tekkis küsimus, et kui sa nüüd tegid nii suure sellise uurimustöö ära, et mis sind kõige rohkem üllatas nende inimeste vastuste puhul? Mind üllatas kõige rohkem see, kui pikk oli alguses paus, enne kui nad vastama hakkasid. Ja tegelikult võib-olla see poleks pidanud mind üllatama, sellepärast et ma ise, sest kui ma rääkisin oma emaga, siis ma kahtlustasin, et ta võib küsida minult, et aga sina ise, ja siis ta esitaski selle küsimuse ja siis ehk siis ma teadsin, et mul endal tekkis ka paus, aga mind üllataski see, et kui pikk ja kui valdav oli see paus. Ehk siis, et see küsimus, mis võiks arvata, et inimesed teavad vastust, siis tegelikult ei olda selle peale mõeldud. Tekib järgmine küsimus, kui palju üldse inimesed veedavad aega mõtlemisele ja sügavatele teemadele mõtlemisele tänapäeval on ju. Ja see on see, et miks ma arvan, et selline, et iseendale võtta selline väikene uurimisülesanne on väga tervislik suhete süvendamise eesmärk. Et see on väga tore viis, sest et see on ka midagi, mis just kui lähtuda siin sellest, et siis mitte hakata kedagi õpetama või niimoodi. Et see on midagi, kus sa tegelikult kuulad, et sa esitad küsimuse ja sa kuulad ja sa õpid ja seal ei ole midagi sellist, et sa ei kuula selleks, et ise kohe nagu, sest et väga sageli me kuulame endale aru andmata, aju kuulab, nagu öeldakse, et see predictive brain, ehk siis nagu aju püüab kogu aeg ära arvata ja siis juba nagu hüpata sellesse, et ise midagi vahele torgata või niimoodi. Aga seal sa nagu lõdvestud kuulamisse hoopis teistmoodi. Sest et seal see ei ole üleüldsegi see trajektoor, et ma peaksin midagi ise ära arvama või ise näitama, et ma juba tean või juba olen tark või et see ongi selline täiesti teist laadi vestluse kultiveerimine. Ja sellepärast ma väga soovitan kõigil midagi sarnast ise ette võtta. See on minu selline, et kui saaks kodutöö välja kirjutada, praegu on eksamite aeg, et kui saaks kodutöö välja kirjutada, siis ma rangelt vabatahtlikkuse alusel, siis see on see, mida ma kutsuksin üles kuulajaid ise läbi viima. Terri tõstab käe ja saab ka kohe pulti. Ja ma tahtsin veel öelda seda, et mul tuli nagu vupsti tuli kohe idee, et aga mis oleks, kui ma küsiksin seda küsimust hoopis nüüd oma 14-aastase poja käest. Mõtle nagu missugune, kõigepealt on see möh-möh ja ilmselt kõik see, aga õigel hetkel tuleks küsida, et see annaks võib-olla sellist nii-öelda reaalsusloome insight'e. Ja sa võid seda küsida kõigilt oma lastelt. Sellepärast ma ka küsisin, sest alguses ma mõtlesin, et ma teen nagu generatsioonid ülesse. Ja siis ma just mõtlesingi, et ma küsin seda oma vanaemalt ka, et mitte ainult oma ema, vaid ka oma tütre kohta. Ja praegu ma mõtlen, et aga enda kohta ei küsinud. Ja siis ma küsisin just oma vennalastelt ka, et nemad saaksid öelda, ja muidugi oma nende noorte vendade puhul oli küll alguses see resistentsus, et ma pean nagu nii äkki, ma pean ikka mõtlema. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma pean ikka mõtlema, siis sealt ei tule ju pärast seda, et nad ei mõtle seda välja, vaid siis tuleb järgmine mõte. Ja siis ma ikkagi nagu jäin nagu endale kindlaks selles mõttes, et ja ma ütlesin ka, et see ei ole mingi selline asi, et see läheb kivisse raidumisse ja see peab olema tõde, mis kehtib nüüd elu lõpuni, vaid et see võibki homme, sul võib olla mõni teine asi. Ja nagu ka minu vanaema, kes on ju väga analüütiline ja siis tema ütles nagu väga täpselt ütles ka seda,
et see õpetuse tähtsus, et see sõltub ju asjaoludest, et mingis situatsioonis võib olla üks asi väga tähtis ja teises situatsioonis hoopis mingi muu, õige. Aga siis ma oma vendadele sellega, eriti just kõige nooremale vennale, tema käest pidin küsima seda, et noh, kui ta ütles ka, et ma ei oska nüüd nii kohe, ma ütlesin, et aga mis siis, kui sa oskaksid? Ei no aga, ja siis, et no jaa, aga et kui sa praegu lihtsalt peaksid andma nagu väga lahkelt, aga väga järjekindlalt, ma püüdsin teda niimoodi selle vastuse poole töödelda. Ja siis ta ikkagi natukene vastas, aga oli tajuda tema puhul, ma tajusin kõige rohkem, et tal oli nagu natukene, no et see oli nii väljaspool seda, muidugi ma ka ei tea, mida ta parasjagu tegi, see on see, et kui sa räägid inimesega näost näkku, siis sa oled temaga samas ruumis, aga kui inimene on toru otsas, siis ei tea, mida ta tegelikult teeb samal ajal. Aga igatahes ma soovitan väga seda küsida oma lastelt ja lastelastelt ja ühesõnaga, et liikuda neid generatsioone pidi, kes veel elus on. Ja noh, sest et kuniks elu, nii kaua saab küsida. Ja siis, noh, ja siis ongi näha, et kas vastus tuleb, et hakklihakaste või tingimusteta armastus. Ja siis kõik, mis sinna vahele mahub. Nii tore on see, et ma saan aru, et mina siin näen naervaid nägusid, aga siis, ja siis teen pausi, aga teie, kes te kuulate järele, siis te lihtsalt näete, kuidas mina laialt naeratan, aga te üldse ei näe, mille peal. Nii et kui ma siin vahepeal lihtsalt naeratan, siis see on sellepärast, et ma naeratan vastu nendele naervatele laivis olijatele. Ja kui oleksid kõigi hääled sees, siis vahepeal oleksin laginad kostunud. Igatahes selle toreda kodutööga, eksamite hooaeg, saadan ma teile palju armastust ja kaunist, soovin väga kaunist, õitsvat ning üha soojenevat kevadet. Eile oli esimene päev, kus ma jätsin kindad koju. Mõtlesin, et õhtul ka ei lähe nii külmaks, et on kindad päev. Eiliki naerab, sest neil on väljas on 60 kraadi või alles 50. Praegu veel 50. Liigume 60 suunas. Kindaid ei pea kandma, aga jääkott võiks küll olla kogu aeg. Kui oleks jääkindad. Igatahes meil soovin hoian fookust, soovin väga kaunist õitsvat kevadet ja siis järgmiste rõõmsate kordadeni.